Põhiprobleem praegu on see, et antisemitism püsib kriisitasemel nii Ameerika Ühendriikides kui ka kogu maailmas. Kõrgkoolidest on saanud selle kõige vanema vihkamise kasvulavad. Kuigi mõned tudengid on kartnud isegi oma juudi identiteeti väljendada, astuvad teised julgelt välja. Kas antisemitismi vastast võitlust kasutatakse Ameerika kõrgkoolides relvana? Ja kui jah, siis kelle poolt? Pärast üllatavat otsust Harvardi ülikooli kohta ja väidetavat Justiitsministeeriumi vilepuhujat on juutide kodanikuõiguste tulevik ülikooli linnakutes kaalul. Arutame seda täna. Mina olen Ilana Misel-Diamant ja see on Basic Law. Täna on meiega liitunud Ken Marcus, Brandeis instituuti asutaja, juhataja ja tegevjuht ning muuhulgas ka endine USA abiminister, Haridusministeeriumi kodanikuõiguste abiminister. Ken, tere tulemast saatesse. Suur tänu, et meiega liitusid. Rõõm sinuga koos olla, Ilana. Hea meel, et oled siin. Hakkame siis kohe pihta. Massachusettsi piirkonnakohtust on tulemas vastuoluline ja potentsiaalselt väga oluline otsus, mis puudutab kohtuasja, mille USA Justiitsministeerium algatas Harvardi vastu. Kas saaksid meile sellest otsusest, mis on viimastel päevadel uudistes olnud, veidi rohkem rääkida? Selle faktilisest taustast, otsusest endast, selle põhjendustest ja miks see nii oluline on? Muidugi, Ilana, räägin hea meelega. Kõik, mis puudutab Harvardit, on alati vastuoluline ja potentsiaalselt oluline. See on föderaalse piirkonnakohtu otsus. See ei ole apellatsioonikohtu otsus. See ei ole tulevastele kohtutele siduv. Siiski, see on föderaalkohtuniku otsus kohtuasjas, mis pälvib suurt tähelepanu, sest see puudutab Justiitsministeeriumi kodanikuõiguste hagi Harvardi ülikooli vastu antisemitismi tõttu. Justiitsministeeriumi hagi on suuresti identne kohtuasjaga, mille minu organisatsioon Brandeis Center esitas Harvardi vastu vaid mõned aastad tagasi. Meie juhtum oli edukas, sest saime soodsa otsuse föderaalse ringkonnakohtu kohtunik Stearnsilt Bostonis ning lõpuks jõudsime Harvardiga väga soodsate tingimustega kokkuleppele. See juhtum jõuab täpselt sama kohtuniku, kohtunik Stearnsi ette, kes lükkab Justiitsministeeriumi hagi tagasi. Ja põhjus, miks see tagasi lükati, oli sisuliselt see, et Justiitsministeerium ootas liiga kaua. Ja et selle vahepealse aja jooksul Tervishoiu- ja Sotsiaalministeeriumi läbiviidud uurimise ja kaebuse esitamise vahel suutis Justiitsministeerium tuvastada vaid mõned üksikud täiendavad antisemitismi juhtumid. Ja sellest lähtuvalt ütleb kohtunik, et on vaid oletuslik, kas Harvardi ülikoolis on jätkuvalt antisemitismi probleem. Kas sa võiksid tuua mõned näited? Lihtsalt selleks, et kõik siin meenutaksid mõningaid tegelikke juhtumeid ahistamisest ja vägivallast, mille kohta väideti, et asutus ei tegelenud nende juhtumitega korralikult. Noh, oli üks ärikooli tudeng, keda väidetavalt füüsiliselt rünnati. Kennedy Schoolis oli 3 tudengit, kellel takistati Iisraeli kui juudi demokraatia küsimuse käsitlemist. Väidetavalt toimus pika aja jooksul laialdane ahistamine, millesse oli kaasatud palju inimesi. Oli mõningaid vaenulikke väljaütlemisi stiilis jõest mereni, kuid esines ka märkimisväärselt palju antisemiitlikku käitumist. Olgu. Ja selles punktis kohtunik Stearns, kes lubas teie juhtumil edukalt edasi liikuda, pöördub tagasi valitsuse poole ja ütleb liiga hilja. See ongi mõte, see on 6. jaatise juhtum. Nii et idee, et Harvardi ülikoolil tuleks võtta ära föderaalne rahastus, kuna nad lubavad diskrimineerimist oma ülikooli linnakus, ei ole enam sobiv kohtulikuks arutamiseks. Jah, pidage meeles, et varem püüdis Justiitsministeerium lihtsalt väga kiiresti tegutseda, reegleid eirata ja Harvardi rahastamise külmutada. Ja teine föderaalse ringkonnakohtu kohtunik ütleb, et see on liiga kiire. Te peate protsessi järgima. Seekord läbisid Justiitsministeerium ja Tervishoiu- ja Sotsiaalteenuste ministeerium kogu protsessi. Ja nüüd ütlevad nad, et see on liiga aeglane, sest väidetavate juhtumite ja kohtusse pöördumise vaheline aeg oli liiga pikk. No, kui mõlemad otsused jäävad jõusse, siis ei oleks Massachusettsi ringkonnakohtus kunagi võimalik edukalt lahendada Justiitsministeeriumi 6. jaotise juhtumit, mis puudutab kas antisemitismi või midagi muud. Justiitsministeerium on aastakümneid algatanud väga vähe kodanikuõiguste juhtumeid, eriti mis puudutavad antisemitismi. Nüüd, kui nad seda teevad, takistavad kohtud seda ja rakendavad standardid, mida kui järjepidevalt kasutada, takistaks see sisuliselt igasuguse muu kodanikuõiguste jõustamise Justiitsministeeriumi poolt.
mis sa arvad, mis selle taga on? Sest tundub, et kui esitad eraõigusliku hagi, siis sel võib olla edu. Ja see ei pruugi tingimata mõjutada eraisikute hagisid nagu see, mille meie esitasime. Kuigi see mõjutaks kaebusi, mis esitatakse föderaalsetele jõustamisorganitele, näiteks haridusministeeriumile. Tervise- ja Sotsiaalteenuste ministeerium. Võrdsete töövõimaluste komisjon. Ma arvan, et otsus on lihtsalt suures osas segane, rakendades valet standardit. Standardit, mis kehtiks teistsugustes juhtumites, aga mitte selles. Võib-olla on Bostonis teatud määral pettumust Trumpi administratsiooni suhtes. Seda väljendas üsna selgelt sama kohtu teine föderaalse ringkonnakohtu kohtunik, kohtunik Barrows, teises otsuses, mis puudutas samu osapooli. Nii et võib-olla on praegu üldine vastumeelsus kuulda föderaalvalitsuselt rohkem Harvardi kohta. Ma arvan, et see ongi selle mõte, kuid on raske ette kujutada, et see otsus jääks püsima, kui see viidaks ülemkohtusse. Kas sa arvad, et see võiks juhtuda? Ma arvan, et Justiitsministeerium peaks edasi kaebama. Ma ei tea, kuidas esimese ringkonna apellatsioonikohus sellega toime tuleks. Aga kui Justiitsministeerium saaks esimese ringkonna apellatsioonikohtult ebasoodsa otsuse, siis ma arvan, et asi läheks ülemkohtusse ja kohus peaks seda arutama ning Justiitsministeerium võidaks. Lihtsalt selguse huvides, sa arvad, et see otsus võiks mõjutada, kui see jääb jõusse, aga tõenäoliselt ei jää see jõusse. Jah, hetkel küll. See ei ole hea nende juhtumite jaoks, mis viiakse Bostoni föderaalsesse ringkonnakohtusse. Ja Massachusettsis ning Uus-Inglismaal on palju kolledžeid ja ülikoole. Nii et see ei ole tühine asi. Seda otsust tõstatatakse ka teistes kohtutes üle kogu riigi, isegi kui see ei ole ametlikult siduv. Näiteks ma eeldan, et seda kasutatakse UCLA Justiitsministeeriumi vastu. Silsian. Rohkem kui see juhtum. Võrdsete töövõimaluste komisjoni esimees Andrea Lucas algatas UCLA vastu menetluse protestilaagrite ajal. 2023 aasta lõpus, 2024 aasta alguses. Pärast 7. oktoobri Hamasi rünnakuid ja proteste, mis levisid Ameerika ülikooli linnakutesse ning olid UCLA-s üsna intensiivsed. Lucas nägi seda tol ajal. Ta oli volinik ja sai uurimise EEOC-lt. See uurimine viis tollal UCLA rikkumiste tuvastamiseni. Asi suunati seejärel Justiitsministeeriumile ja Justiitsministeerium järgis 7. jaotise alusel ette nähtud menetlust, mis kehtib töökohale, ja esitasid hagi föderaalsesse ringkonnakohtusse. Nad läbisid kõik vajalikud sammud, mis võttis paar aastat aega. Kui Los Angelese ringkonnakohus nõustuks Bostoni kohtuniku Stearnsiga, võiksid nad öelda, et see ei ole piisav. Et valitsus leidis rikkumise, mida ülikool ei suutnud kõrvaldada ning kohus võiks asja tagasi lükata. Ma ei kuulnud, et see juhtub, aga see oleks risk. Kas sa saad mulle natuke rohkem rääkida sellest, mis UCLA-s tegelikult toimus? UCLA-s nägime ulatuslikke protestilaagreid ning nii juudi üliõpilastel kui ka teistel juudi ameeriklastel takistati ülikooli linnakus liikumist. Nad väitsid, et neil ei lubatud laagritest läbi minna ega tundi jõuda, kui nad ei teinud avaldusi, milles nad Iisraeli riigist lahti ütleksid ja selle hukka mõistaksid. Üks föderaalse ringkonnakohtu kohtunik oli varasemas kohtuasjas juba märkinud, et see näib olevat seaduse rikkumine, kuigi lõplikke otsuseid ei tehtud. Praegu on UCLA-s käimas erinevat liiki kohtuvaidlused ja osa neist võiks sattuda ohtu, kui Los Angelese kohus nõustuks Bostoni kohtuga. Aga mis saab olemasolevatest juhtumitest, mis on juba kokkuleppega lahendatud? Näiteks Columbia ülikoolil külmutas föderaalvalitsus 2025 aastal miljoneid, $100 miljoneid toetusi. Arvestades praegu kohtunik Stearnsi poolt rakendatavat standardit, kas selliste juhtumite puhul on oht, et need avatakse uuesti või? Iroonilisel kombel mitte. Valitsuse varasematel aastatel läks föderaalvalitsus väga jõuliselt peale, külmutades vahendeid ja rakendades erakordselt tugevaid ja jõulisi meetmeid. Ja see ei paistnud tingimata järgivat kõiki vajalikke samme.
Föderaalvalitsust kritiseeritakse nüüd selle eest, kuid fakt on see, et tol ajal suudeti saavutada väga olulisi kokkuleppeid. Sellest ajast alates on valitsus kaldunud rohkem liikuma traditsiooniliste uurimiste poole, järgides tavapäraseid reegleid. Nüüd, kui nad järgivad neid tavapäraseid reegleid, mis on aeganõudvad ja kohmakad, ongi nad sattunud selle probleemiga silmitsi Bostoni kohtus. See ei ole vastuväide, mis puudutaks nende varasemaid juhtumeid, vaid pigem neid, mida nad nüüd teevad tavapäraste reeglite järgi. Sain aru. Ja kui sa oleksid tagasi valitsuses ning mõtleksid läbi kohtuvaidluse strateegiat, arvestades neid arenguid, siis kuidas sina sellele läheneksid? See peab olema frustreeriv. Föderaalsed kodanikuõiguste jõustamise ametnikud peavad mõistma, et neid kritiseeritakse nüüd mitmest erinevast suunast väga teravalt. Nad saavad teravat kriitikat kongressilt, sealhulgas kongressi liikmetelt, kes võivad saada komisjonide esimeesteks, kui kongressi kontroll peaks muutuma. Nad on ustavad ja vilepuhujad. Ole täpsem. Näiteks esindajate koja justiitskomitee juhtiv demokraat saatis sel nädalal väga teravasõnalise kirja, milles süüdistab Trumpi administratsiooni sisuliselt pettuses. Ja nimetades teatud advokaate, sealhulgas karjäärijuriste, põhimõtteliselt nende antisemitismi uurimiste väljamõtlemise eest. Kui sa oled seotud föderaalsete kodanikuõiguste jõustamisega, saad sa kriitikat igast suunast, mõnikord väga isiklikus toonis, isegi kui oled karjäärijurist. See tekitab väga suurt survet, eriti kui sellele lisanduvad kohtuotsused ja osa meediast. On vaja palju selgroogu ja väga paksu nahka, et edasi liikuda ja tööle keskenduda. Aga ma arvan, et just nii peabki tegema. Ma arvan, et föderaalsed kodanikuõiguste jõustamise ametnikud peavad jätkuvalt keskenduma jätkuvale ja tõsisele antisemitismi probleemile. Hoolimata rünnakutest, mida nad kongressi liikmetelt kogevad, vilepuhujatelt, kohtutest ja mujalt. Ja teie soovitaksite, nagu te ütlesite, kasutada tavapäraseid reegleid või näiliselt tõhusamat, kuid mõnevõrra vastuolulisemat jõustamise viisi, mida nad alguses kasutasid? Ma arvan, et on tark, et asutuse juristid ajavad nüüd antisemitismi vastaseid juhtumeid, kasutades selleks olemasolevaid ametlikke protsesse. Ma arvan ka, et on tervitatav, et neid protsesse kasutatakse nüüd rohkem, mitte ainult haridusministeeriumis, nagu varasematel aastatel, vaid ka teistes asutustes, mis varem ei olnud kaasatud. Näiteks Tervise- ja Sotsiaalministeeriumis, Võrdsete töövõimaluste ametis, Justiitsministeeriumis ja segi. Ma arvan, et see on kasulik ja tervitatav, et on tehtud ka koordineeritud ja jõulisi katseid ülikoolide tähelepanu äratamiseks. Ma arvan, et sellega tuleks jätkata, kuid silmas pidades seaduslikke nõudeid. Olgu. Ma arvan, et ma võisin siin katkestada, kui sa hakkasid rääkima vilepuhujast. On üks advokaat nimega Hailey Van Arm, kes on olnud Justiitsministeeriumi kodanikuõiguste osakonnas umbes 10 aastat. Ja ta tuleb välja ning ütleb, et föderaalsed meetmed Browni ja teiste ülikoolide, nagu Columbia, vastu viidi põhimõtteliselt ellu kas kiirendatud ajakava alusel või tõendite vastaselt. Või on siin veel mitmeid muid väiteid? Kas saaksite meile sellest veidi rohkem rääkida? Kuidas te seda juhtumit ja selle võimalikke järelmõjusid näete, arvestades neid surveid, mida te kirjeldasite? Ma ütleksin, et see on kahetsusväärne, kuid tõsi, et rahulolematud karjääriametnikest kodanikuõiguste juristid ei ole uudis ega peakski olema uudis vabariiklaste administratsioonide ajal. Tavaliselt me näeme, et Justiitsministeeriumis ja teistes asutustes töötavad peamiselt juristid, kellel ei ole samu prioriteete, seisukohti ega väärtusi nagu vabariiklaste administratsioonidel, ning kes kipuvad neile vastu tõrkuma. See, mida me näeme niinimetatud vilepuhuja kohtuasjas, on rida vastuväiteid. Et karjääriadvokaadid määrati ülesannetele, mida nad ei tahtnud teha, ajakava alusel, mida nad pidasid liiga kiireks, ja nende soovitusi eirati nende ülemuste poolt.
see on tegelikult föderaalvalitsuses üsna tavaline ja tegelikult pole see haruldane ka mujal. Inimesed peavad mõnikord tegema tööd, mida nad teha ei taha. Mõnikord peavad nad seda tegema ajakava järgi, mis on pingelisem, kui nad sooviksid. Ja kui nende ülemused nende seisukohad kõrvale jätavad, ei pälvi see tavaliselt kongressi tähelepanu. Kuid see kaebus sobitub narratiiviga, mida Trumpi administratsiooni kriitikud on kasutanud, et poliitiliselt Trumpi administratsioonile vastu seista. See on lihtsalt tavaline poliitika. Seega pole ehk üllatav, et üks silmapaistev kongressi liige on selle vilepuhuja kaebuse võtnud ja selle sisuliselt suureks puhunud. Ja võtnud selle aluseks süüdistustele, et Trumpi administratsioon käitub valesti. ma mõtlen, kas siin püütakse luua mingisugust moraalset samaväärsust. ma lisan sellele, millest sa just rääkisid vilepuhuja kohta ja sellele tähelepanule, mida see lugu saab. Tegelikult on ka Kolumbias kohtuasi, mitte juudi üliõpilaste poolt, kes väidavad antisemitismi, vaid palestiinlaste või nende poolt, kes samastuvad Palestiina asjaga, väites, et neid on diskrimineeritud. Ja seega on olnud ka omamoodi jäljendav kohtuasjade algatamine. ma ei hakka ilmselget seisukohta võtma, kuhu see peaks viima, aga mulle tundub, et need asjad kuhjuvad kõik korraga üsna lühikese aja jooksul. Ja ma tahaksin kuulda teie arvamust selle kohta, kas on olemas mingi katse luua moraalset samaväärsust ja seeläbi õõnestada neid teisi kohtuasju, mille on algatanud juudi tudengid ja valitsus nende nimel. Põhiprobleem praegu on see, et antisemitism püsib kriisitasemel nii Ameerika Ühendriikides kui ka kogu maailmas. Võib-olla ei ole ülikooli linnakutes laagreid, kuid me näeme vägivalda tänavatel. Me näeme rünnakuid sünagoogidele. Me näeme, et alg- ja keskkoolid on halvemas olukorras kui kunagi varem ning probleeme esineb ka teistes sektorites, nagu tervishoid ja ametiühingud. Praegu on vaja jätkata intensiivset keskendumist selle antisemitismi paljastamisele, vastu võitlemisele ja kõrvaldamisele. On inimesi, kes püüavad meid, kes selle vastu võitlevad, erineval moel tähelepanu kõrvale juhtida. See võib olla poliitiline tegevus praeguse administratsiooni kriitikute poolt. See võib olla juriidiline tegevus Iisraeli vastaste aktivistide poolt. Kõik nad tuleb alistada ja keskenduda tuleb edasiliikumisele. Columbia juhtumi puhul on tegelikult kaks osa. Columbia kohtuasja osapooled väitsid, et nad olid Columbia üliõpilased, keda rünnati füüsiliselt sellepärast, et nad olid moslemid ja palestiinlased. Kui see on tõsi, peaks neil olema võimalus kohtus oma õigusi kaitsta. On täiesti võimalik, et on olemas koht, kus esines nii antisemitismi kui ka moslemite diskrimineerimist. Ja kõik see on halb. Me peaksime tagama võrdse kaitse kõigile. Aga sama kaebust kasutati ka selleks, et proovida õõnestada pingutusi antisemitismi vastu võitlemisel. Seda tuleb tõrjuda. Seda tuleb tõrjuda, sest tegelikult ei ole siin mingit võrdväärsust ega seost ühe või teisega. Ja mida me vajame nii kogukonna kui ka föderaalvalitsuse ja kohtute jaoks, on see, et me hoiaksime oma tähelepanu põhiasjal, milleks on selle antisemitismi kurjuse väljajuurimine, mis on levinud ülikooli linnakutest teistesse valdkondadesse. Kas sa arvad, et see saab tõesti alguse ülikooli linnakutest ja levib sealt edasi? Nii et Ameerika Ühendriikides oleme näinud, kuidas see on jõudnud Ameerika ühiskonda erinevate kanalite kaudu, nagu ülikooli linnakud, aga võib-olla ka interneti ja digimeedia kaudu. Ja siis nendest piirkondadest levib see selgelt edasi. Ülikoolid on muutunud vanima vihkamise inkubaatoriteks. Ja me näeme, kuidas ülikoolid koolitavad üldhariduskoolide õpetajaid antisionistlikus propagandas, levitades antisemitismi kogu riigi koolidesse. Me näeme ka, kuidas ülikoolide tüüpi vasakpoolset antisionistlikku antisemitismi levitatakse ametiühingute ja teiste kaudu. Kas saaksid natuke rohkem selgitada, mis toimub üldhariduskoolides ning ametiühingute või teiste organisatsioonide kaudu? Üldharidusasutustes näeme nüüd antisemitismi taset, mis meenutab seda, mida nägime mõni aasta tagasi ülikooli linnakutes. See ei ole veel nii hull kui kõrgkoolides, kuid kindlasti hullem kui kunagi varem ja seda märgatavalt. See avaldub erinevates vormides.
osa sellest on keskkooliõpilased, kes matkivad oma vanemate õdede-vendade käitumist, skandeerides klassidest lahkudes jõest mereni. Osa sellest puudutab ametlikult heaks kiidetud õppekavasid. Näiteks mõnes California klassiruumis kasutatavad enninnamade Liberated Ethnic Studies, mis käsitlevad juudi identiteeti ja Iisraeli kitsarinnaliselt ja negatiivselt. Osa sellest puudutab õpetajate ametiühinguid, mis levitavad Iisraeli vastaseid hoiakuid ja õppevahendeid, mis on isegi hullemad kui need, mida mõned koolipiirkonnad aktsepteerivad. Nii et see on mitmesugustes erinevates vormides esinev antisemitism, mida levitavad osaliselt õpetajad ise ja nende ametiühingud. kas see on toimunud üleriigiliselt või on olemas mõned probleemsed piirkonnad? Nii et me näeme seda kogu California osariigis. Tegelikult kaebab Brandeis Center California osariigi kohtusse antisemitismi levitamise eest oma koolides. Oleme seda näinud ka Georgiast kuni Massachusettsi ja New Yorkini. Meil on juhtumeid kõigis neis kohtades. Ja me näeme seda ilmnemas ka teistes kohtades. See on selgelt üleriigiline probleem. kas föderaalvalitsus tegeleb ka nende asutustega või keskendub see ainult kõrgharidusele? Föderaalvalitsus on keskendunud palju rohkem kõrgharidusele. Me kutsusime kongressi üles pidama kuulamisi antisemitismi teemal lasteaedades ning põhi- ja keskkoolides. Ja tegelikult korraldas esindajatekoda paar kuulamist, kuid kaugeltki mitte nii palju. Oleme esitanud ka mõned kaebused föderaalsetele järelevalveasutustele ning on algatatud mõned uurimised, kuigi ilmselgelt ei pöörata meile sama palju tähelepanu. Kui rääkida õpetajate ametiühingutest, siis meil on suur uus kaebus, mille esitasime riigi suurima õpetajate ametiühingu Rahvusliku Haridusassotsiatsiooni vastu. Ja seda kaebust uurivad nüüd föderaalsed uurijad väga põhjalikult. Sina olid see, kes mängis olulist rolli selles, kuidas kodanikuõiguste seadusi ülikoolilinnakutel juutide suhtes täpsustati ja muudeti. Võid selle kohta paar lauset öelda, aga ma ütlen lihtsalt, et see puudutab sisuliselt juudi mõiste laiendamist kodanikuõiguste kontekstis, et see oleks õigesti määratletud. ma jälgin seda teemat huviga ja mõtisklen selle üle pidevalt. tead, seadus püüab karistada asutusi selle eest, kui nad ei ole tegutsenud siis, kui oleks pidanud, ütleme nii. aga seadus ei ole jõudnud ülikooli linnaku kultuuri või õppejõudude põhiprobleemini. on palju asju, mis on seaduslikud, kuid mis siiski soodustavad neid kultuurilisi probleeme, millest me räägime. kas sa saad rääkida sellest, mida sa tegid föderaalvalitsuses töötades ja kui oluline see on tänapäeva kohtuvaidluste jaoks olnud? ja samuti, kus selle tõhususe piir tegelikult läheb? Kindlasti, seal on palju, millest rääkida. See alles üle 20 aasta tagasi, George W. Bushi administratsiooni ajal. Mind pandi vastutama haridusega seotud kodanikuõiguste jõustamise eest. Sel ajal ei peetud juudi õpilasi 1964 aasta kodanikuõiguste seaduse 6. jaotise kaitse alla kuuluvaks, mis on selles valdkonnas peamine seadus. Ja sel põhjusel lükati juudi õpilaste kaebused, mis esitati vastavale ametiasutusele, tavaliselt tagasi. Ma töötasin välja poliitika, mille alusel föderaalvalitsus nüüd ütleb, et see kehtib juudi või teiste etnoreligioossete rühmade kohta. Noted. Kui rühmal on ühine etniline või esivanemate taust ja samuti ühine usk, see, et neil on ühine usk, ei võta agentuurilt jurisdiktsiooni. Teisisõnu, juudid on usuline rühm, aga ka etniline rühm ja rahvas. Ja kuna kuulume samasse rahvasse, on meil õigus kodanikuõiguste kaitsele, sarnaselt teistele rühmadele, nagu afroameeriklased, hispaanlased või araabia päritolu ameeriklased. See oli uus poliitika umbes 20 aastat tagasi, kuid sellest ajast alates on seda aktsepteerinud kõik presidendi administratsioonid. Sa küsid strateegia kohta. Alguses kõik meie juhtumid keskendusid sellistele asutustele nagu Harvardi, MIT ja Berkeley ülikool, mis tolereerisid vaenulikku keskkonda juudi üliõpilaste suhtes. Lähtudes arusaamast, et me ei peaks võitlema iga üksiku juhtumiga, vaid peaksime võtma kogu asutuse vastutusele, et nad tulevikus neid probleeme ise lahendaksid.
me jätkame endiselt selle eesmärgi poole püüdlemist, kuid võtame sihikule ka mõned üleastujad ja organisatsioonid, mis rikuvad kultuuri. Nii et sellised rühmitused nagu Students for Justice in Palestine, Turtle Island Liberation Front või People's City Council, keda me väidame olevat vastutavad mõnede probleemide eest ülikooli linnakutes ja mujal. Me võtame ka nemad sihikule, kui nad rikuvad föderaal- ja osariigi seadusi. Seadus on Ameerikas sotsiaalsete muutuste võti, kuid see ei saa toimida üksi. Vaja on suuremat avalikkuse teadlikkust, vaja on haridust, vaja on aktivismi. Püüdsime selle oma lähenemisviisi sisse ehitada, nii et kui esitame hagi, kasutame seda ka meedia kaudu teadlikkuse tõstmiseks. Capitol Hillil, täitevasutuste, osariikide pealinnades ja üldsuse seas, sest meie usume, et ilma seaduseta ei saa olla muutust, aga ainult seadusest ei piisa. Põhimõtteliselt üritab föderaalvalitsus praegu oma hagidega ähvardada, mõjutada või karistada asutusi, mis saavad föderaalseid vahendeid, et sundida neid teatud viisil käituma. Seega tahaksin tõesti arutada föderaalse rahastuse olulisust nendele asutustele, millel on muidugi suured traditsioonid ja tohutud sihtkapitalid. Ning miks see on või võiks olla tõus vahend, mida föderaalvalitsus kasutab? Ja teine küsimus keerleb tegelikult selle ümber, et administratsioonid vahetuvad. Nii et teate, kui mõni asutus väärib karistust ja üks administratsioon karistab seda, võib mõne aasta pärast järgmine administratsioon selle rahastuse lihtsalt taastada. Kas see mingil moel õõnestab föderaalse tegevuse tõhusust? Ülikoolide juhid, nagu ka ettevõtete juhid Ameerikas, kipuvad mõtlema lühiajaliselt. Kui ülikooli president arvab, et sel aastal tabab neid laastav rahaline löök, siis ei lohuta neid see. Mõne aasta pärast võib nende asutusele tulla paremaid aegu, kuid nad mõtlevad sellele, kuidas nende nõukogu liikmed reageerivad praegu, siin ja praegu. Rahastamine on hariduses kodanikuõiguste seisukohalt võtmetähtsusega. Inimesed kurdavad, miks Trumpi administratsioon hoiab ülikoolide rahastamist kinni? Noh, nii see protsess toimibki. Ja ma ütlen teile, miks see nii on. 60ndatel aastatel, kui kongress töötas välja peamisi kodanikuõiguste seadusi, mida me kasutame tänaseni. Kongressi liikmed mõistsid, et põhiseadus ei luba neil kehtestada ülikoolidele või avalikele koolidele suvalisi piiranguid. Ja pidage meeles, et tol ajal keskenduti eelkõige rassilisele segregatsioonile alg- ja keskkoolides ning kõik muud küsimused olid teisejärgulised. Nii et küsimus, millega nad silmitsi seisid, oli järgmine. Kuidas koostada seadusandlust, mis tooks olulise muutuse segregatsiooni ja üldiselt kodanikuõiguste jõustamise osas ning peaks ka kohtus vastu? Ja nad tulid välja üsna nutika ideega, mis oli järgmine. Me ei ütle lihtsalt avalikele koolidele või ülikoolidele, et nad peavad järgima kodanikuõiguste reegleid. Me teeme kahte asja. Esiteks ütleme, et kui te võtate vastu föderaalseid vahendeid, siis sellega kaasnevad teatud tingimused. Sisuliselt peate te selle rahastuse hinnana nõustuma, et järgite kodanikuõiguste nõudeid. Ja teiseks hakkame igal tasandil haridusse suunama tohutul hulgal maksumaksja raha. Nii palju, et haridusasutused muutuvad sellest sõltuvaks. Ja nad ei ole valmis ütlema, et nad ei võta vastu tingimusi, mis sellega kaasnevad. Praegu, kui mõni suur teadusülikool ütleks, et me ei taha tegeleda praeguse administratsiooni tõlgendusega kodanikuõiguste seadustest, nad võiksid vältida paljusid, kui mitte kõiki neist, lihtsalt öeldes, et me ei võta seda raha vastu. Ja on mõned väiksemad kristlikud asutused, kes põhimõtte pärast ei võta föderaalset raha vastu. Aga suured teadusülikoolid on sellest nii sõltuvaks muutunud, et nad lihtsalt ei tee seda otsust. Mis sa arvad, millised on mõned suured ja olulised kohtuasjad, mis on tulemas seoses kodanikuõiguste hagidega kolledžite ja ülikoolide vastu? Mõnes mõttes on praegu suurim kohtuasja Stand With Us versus Massachusettsi Tehnoloogia Instituut.
see oli suur löök juudi kogukonnale. Ja kui ülemkohus otsustab seda üle vaadata, võib see olla võimalus otsuse ümberpööramiseks. On palju teisi kohtuasju, mis kulgevad edukalt. kas saaksid sellest veidi rohkem rääkida? Ma ei saa ja pean ütlema, et see on üsna tehniline. See ei ole see, mida inimesed arvavad, et see võiks olla. See ei olnud näiteks sõnavabaduse juhtum, see ei olnud küsimus. MIT-s oli küsimus põhimõtteliselt selles, kas ülikool oli reageerinud asjakohaselt antisemitismile, millest ülikool oli teadlik. Kasutatud termin oli tahtlik ükskõiksus. Kas ülikool oli teadlikult ükskõikne selle suhtes, mis nende nina all toimus? Tõenäoliselt rakendas kohus seda standardit valesti. Ma usun, et see oli vale, kuid kas USA ülemkohus leiab, et see küsimus on nende aja ja läbivaatamise vääriline, on küsimus, mida me praegu jälgime. Samal ajal näeme olulisi kohtuasju nii UCLA-st kui ka MIT-st ja üle kogu riigi. Kuigi need ei saa enam päris sama palju tähelepanu meediast nagu võib-olla aasta või paar tagasi, on paljud neist siiski olulised. Ja sama olulised kui otsused on ka lahendused. Me saavutame olulisi kokkuleppeid sellistes kohtades nagu Reed College, mis toovad kaasa väga suuri muudatusi selles, kuidas need kolledžid toimivad. Kõik see toimub praegu. Praegu, kui ma küll ei nimeta neid asutusi, võin öelda, et Brandeis Centeri juristid peavad läbirääkimisi mitme asutusega, sealhulgas nii suuremate ülikoolide kui ka väiksemate kolledžitega. aga millist laadi lahendused kokkulepetes tavaliselt sisalduvad? Millist laadi need on? No. Need on erinevad, kuid tavaliselt tugevamatel kokkulepetel on mitu osa. Heades kokkulepetes nõutakse, et asutus kasutaks rahvusvahelise holokausti mälestusliidu töö definitsiooni antisemitismi kohta. Mitte ainult hariduslikel eesmärkidel, vaid ka käitumise hindamiseks. Need teevad selgeks, et rünnakuid sionistide vastu tuleks käsitleda kui kodanikuõiguste rikkumisi ning et sionism ei ole ainult poliitiline seisukoht, vaid paljude juutide jaoks ka osa juudi identiteedist. Neil võib olla komponente, mis kehtestavad kas sõltumatu järelevalvaja või vähemalt mingisuguse järelevalvaja, et tagada tingimuste täitmine. Nad võivad luua uusi ametikohti, näiteks 6. jaotise koordinaatori, kelle fookuses on antisemitismi vastased küsimused. Sageli korraldatakse koolitusi antisemitismi ja antisionismi teemal. Tavaliselt peab olema terviklik pakett ning seal peaksid olema konkreetsed komponendid, mis on seotud sellega, mis parasjagu konkreetses kolledžis või ülikoolis toimus. Ma ütlen, et on ka häid uudiseid. Esiteks, vastupanu on tugevam kui kunagi varem. Brandeis Center on nüüd mitu korda suurem, kui me olime 7. oktoobril ning on palju teisi organisatsioone, kes samuti võitlevad. Teiseks, minu arvates ei tee kolledžid ja ülikoolid täiuslikku tööd, kuid nad reageerivad antisemitismile palju paremini kui paar aastat tagasi. Juudi organisatsioonide, nagu meie oma, föderaalsete õiguskaitseametnike ja kongressi pingutused avaldavad kindlasti mõju. Ja kolmandaks, kuigi mõned tudengid on kartnud isegi oma juudi identiteeti väljendada, astuvad teised julgelt välja. Ja me näeme uut põlvkonda juudi liidreid. Nende seas ka väga noori, isegi gümnaasiumiõpilasi, aga kindlasti üliõpilasi, kes astuvad välja ja võitlevad. Just seda ongi meil vaja näha. Ja just see pöörab olukorra, kui miski seda üldse suudab. Soovin sulle ja paljudele teistele palju edu selle missiooni edendamisel. Ja aitäh veel kord, et saatesse tulid. Aitäh, Alan, see oli mulle rõõm.